Tere, doktor Riina Raudsik. Aitäh, et leidsite aega kokku saada ja rääkida oma viimasest raamatust. Te olete varem ka raamatuid kirjutanud. Mitmes see nüüd järjekorras on? Tere! See raamat on 9. raamat. Et tegelikult on mul üks raamat veel täiendustrükina ilmunud Eelmen kaigustele, mida mul hetkel ei olnud lihtsalt pakkuda ja näidata. Ja see on nagu 9. raamat, mille sisu vibroakustilisest teraapiast on mul ka varem ilmunud, ka ingliskeelse raamatuna. Aga kuna jällegi nii palju oli ebatäpsusi juba selle aja kohta, mis vahepeal oli, mis oli kõik muutunud ja inspiratsiooniraamatukogu eesotsas Kris Leenatammega ja Laine Randjärvega tegi mulle ettepaneku see uuesti kirjutada, kuna vibratsioonid on iga elu alus, siis me tegimegi seda koos ja see raamat siis hiljuti ilmus, see on minu meelest see kunstniku poolt imeilusana kujundatud. Siin on ka huvitav lahendus nende jooniste suhtes, mida ma siiski natuke tahtsin näidata, et Laine Randjärv oli vist Laine mõtles selle välja, et võiks niisugune sisekaante sisse panna ette ja taha sellised kohad, mida ma olen pildiga tahtnud jäädvustada. Et jah, see räägib küll vibroakustilisest teraapiast ja läbi vibroakustilise teraapia inimeste kas siis tervenemisest või mõjutamisest, aga siin on ka muud. Vibroakustiline teraapia sai kirjutatud sellepärast, et ma tegelesin sellega väga-väga pikki aastaid, alates 1991. aastast kuni selle aastani. Ja mul oli tohutu kogemus maailmas. Ma käisin esinemas nendega ülemaailmstel konverentsidel ja tänu sellele teraapile hakkasin üldse inimese kui sellise terviku peale mõtlema, et miks see ravi aitas, miks hakkasid küsimused. Ja vibratsioon on ju universaalne, eks ole, me kõik vibreerime ja me kõik teame sellest, aga selles raamatus ei ole ainult tähtis see, et vibroakustiline teraapia tervendas kedagi. Kõik teraapiad, ükskõik mis nad on ta kas psühhoteraapia või mingi muu mõjutusteraapia, mis on väljaspool läänemeditsiini ravimitega, on ju tervendavad. Aga keegi ju ei räägi sellest, et me pimesood saame vibroakustilise teraapiaga, kui ta on põletikuliseks läinud, aga me saame hoida ära raskeid haigusi, et neid ei tekiks. Et me ei peaks kasutama siis operatiivset ravi ja lääne, ravimeid. Nii et see raamat räägib põhiliselt minu lemmikteemast, kuidas emotsioonid meie keha ja füüsilist keha mõjutavad. Et ükskõik milline stressor meile mõjub, on see siis füüsiline, füüsikaline, klimaatiline ravimi mõjutus või emotsionaalne, on ikka füüsilisele kehale selle mõju üks. Haigusi tekitav, kui me ei tunne ära märke, mis hakkavad haiguseni viima. Ja see raamat on nendest märkidest, mida liigne ja kaua kestnud emotsioon põhjustab inimese füüsilises kehas. Kas te olete alternatiivraviarst? Ma ei ole alternatiivraviarst, mitte kunagi olnud. See, et ma oma tol ajal perearsti töö kõrvalt tegin vibroakustilist teraapiat, ei teinud minust alternatiivraviarsti, vaid lihtsalt mul oli rohkem võimalusi inimest aidata ja mõjutada mitte invasiivsete ja mitte medikamentoossete vahenditega. Aga seda alternatiivraviarsti nime on mulle tahetud väga tugevalt kogu aeg külge panna. Mul ei ole selle vastu midagi, aga mul on olnud tavaline arst, kes on kõige rohkem tähelepanu pööranud kehas toimuvate protsessidele küsides, miks see nii on. Ja rääkides ja mõeldes ja tegutsedes biokeemia ja füsioloogia alusel, mida ma olen õppinud ülikoolis ja nii edasi. Kuidas nüüd inimene peaks alustama, kui ta tunneb, et midagi on paigast ära ja kuidas ta peaks jõudma vibroakustilise seansini? Et kas sellest võib olla talle kasu, kui ta muud midagi ei tee või millest ta peaks alustama?
ei ole mitte ühtegi ravi, mitte ühtegi ainet, mitte midagi ühte, mis inimest aitaks. Kõik algab tema sisekeskkonnast ja selle korrastamisest ja sisekeskkond on vesi. Sellest ma täna rääkida enam ei tahaks, sest ma olen nii palju rääkinud oma kodulehtedel, kõikides oma raamatutes, et palun avage need ja lugege, miks on õige vee joomine vajalik, just tänapäeval õige vee. Vibroakustiline teraapia, ütlen veel kord, on üks ravi. Mina enam seda ei tee. See aparaat, ma ei jõua enam kõike teha, sai Raplamaale viidud, aga ta oli täiesti, ma vahest ka ütlen nagu väike imeasi, mida me kasutasime eriti laste puhul. Ja sa küsisid, või te küsisite, et kas peaks sellest alustama. Ükskõik millisest teraapiast, aga selles raamatus on kõikide organite, organsüsteemide ja kudede kaupa välja toodud see, mis tekib inimesel, kelle kehakeskkond läheb valeks ehk happel isemaks kui peab, sest ainevahetus on happe alustasakaalu vaheline seos. Ja kui keha liigselt happestub, teistpidi ei saa eriti toimuda, siis tekivad meil kaebused, aga kaebus pole veel haigus. Ja nüüd on vaja, on sul kuivad silmad, on sul kuiv suu, nahk kuiv, ekseemid, rasu ei ole, higi haiseb. Limaskestad on kuivad, köhite, nad limastavad ükskõik kus organsüsteemis ja nagu ma ikka armastan öelda, kui on kuskil probleem, on probleem terves kehas. Siis selleks ongi vajalik, et inimene hakkaks nüüd mõtlema, et on abi vaja. Ja nüüd peaks arst olema see esmatasandi arst, kes talle õpetab ja ütleb, kuidas tervist tagasi saada. Kui ei ole, siis otsige teist teed. Kellele see raamat kirjutatud on? Arukatele inimestele, kes tahavad ise oma tervise eest vastutuse võtta ja kes lihtsalt loevad seda vibroakustilist teraapiat kui ühte võimalust ravimite kõrval, mida kasutada, et te ei jääks rasketesse haigustesse. Kõrgvererõhu, rõhutõbi, diabeet, multiplekskleroosid, ükskõik kes või millisest me nendest räägime, mis on kipnäärme alatalitlus, kipnäärme ületalitlus, põhiliselt ta lõpuks läheb alatalitluseks. Et üks asi on see, et pidev stressor, emotsioon, eks ole, kuidas neid vaos hoida, et see on, aga teine asi on see, et me peame ka mõtlema ka selle peale, et meie sisekeskkond, miks ta vale on ja mida me peaksime juurde saama, sest meie toidud enam ei kata vajadusi, mida inimene vajab. Need on mineraalid, vitamiinid, ensüümid, lihtsalt ei kata enam. Et kõik teavad, et keskkonna probleem on. Meil ei ole enam aineid piisavalt ja ka veed ei ole enam puhtad. Et meie keha peab väga palju tööd tegema, et hoida ennast tervena ja puhtana ja kuidas seda võimalikult palju oleks võimalik teha, et see on probleem, aga see raamat on lihtsalt üks, mis tuletab teile meelde, kui teil on see, siis hakkake midagi tegema. Teil on kõik raamatud väga põnevad, informatiivsed ja aitavad suuremat pilti näha endast. Kas on juba mõtteid järgnevate raamatute jaoks ka? Ei ole mõtteid, kuigi mõned inimesed on palunud mõningaid teemasid lihtsalt. Minu esimesed raamatud olid, kus ma püüdsin hästi välja kirjutada biokeemilisi protsesse ja nagu ise veel õppisin, siis ikkagi minu patsiendid ütlesid, me ei saanud aru. Ja kõik need raamatud on ikkagi kõigest sellest meie emotsionaalsest ajust, kuidas meie keha juhitakse läbi signaalainete, kuidas meil stress, milline on stress, kuidas ta toimib meie kehale, üle autonoomse närvisüsteemi ikka ja jälle erinevatest aspektidest nagu kirjeldatud. Ja minu üks lemmikraamat on Tagasi tervise juurde, mis hetkel vist kuskil on ka müügil, mis on läbi vanasõnade, tähendab tervis on läbi vanasõnade toodud teieni ja selgitatud nagu lahti, mida see vanasõna tahab öelda. See tähendab, et 1000 aastat on inimesed väga targad olnud, kui ei olnud teadust, ei olnud biokeemiat, ei olnud veel mikroskoope, ultramikroskoope, kõike teati. Ma vihastasin ennast haigeks, ma muretsesin ennast haigest, mul hakkas süda hirmust puperdama, mul lõi kõhu hirmust lahti. Kõik need on vanasõnad, mida on märgatud, mis inimesega toimuvad. Need ei osatud teaduslikult põhjendada, aga tänapäeval on biokeemia, füsioloogia teadus juba ammu selgeks teinud selle. Meil pole iga päev vaja tõestatud. Kas erinevatel stressidel on inimesele ka erinev mõju? Ei ole. Selle teooria looja Hans Selye,
kes oli Ungari päritolu Ameerika arst, juba ammu pööras sellele tähelepanu ka ülikoolis õppides, et ükskõik milline on stressor, ükskõik milline on vastus kehas ikka üks. Ja noh, näiteks võib tuua see, et kui te võidate miljoni loteriil või kaotate lähedase inimese, siis keha vastab sellele stressile ühtemoodi. Et siin ongi, et sellest tuleb aru saada, stress, see on kogu aeg meie elus ja pidevalt. Ja tavaliselt me saame selle korda, aga nüüd ütleme, et praegusel ajal ja kaasajal on seda hirmu tekitavat fooni inimestel nii palju, et nad enam ise ei saa aru, kas neid hirmutab haigus või on neil hirm millegi teise inimese ees. Aga see on pidev pinge, mis teeb inimesed nende kehase keskkonna valeks, happelisemaks ja haigeks. Kas see tähendab siis, et kõik äärmuslikud emotsioonid, ka väga, väga rõõmsad ja õnnetunne ja ka armumine on tegelikult kehale koormav? Jaa, aga keha saab nendega väga hästi hakkama, kui nad on tasakaalus, kui meil on puhkus, uni, rahu, ei ole lärm kogu aeg. Aga ühiskond on muutunud, see lärmakaks, kuulamised, lapsed, eks ole, kool on lärmakas. Ma olen selle peale palju mõelnud, et kui mina koolis käisin, siis me pidime vahetunni ajal vaikselt kõndima. Kui keegi jooksis ja tormas, siis pandi ta nii-öelda häbiposti keskele seisma, aga see oli kõik inimese jaoks. Praegu ei ole enam inimese jaoks midagi. Ja kui ma olin noor arsti üliõpilane, siis ma hakkasin juba töötama sanitarina, siis õena olin intensiivravipalatis ja reanimatsioonis tööl ja ma ei mäleta, kuidas me ravisime inimesi, milliseid lahuseid me üle kandsime, milliseid vitamiine panime lahusesse, B12, B1, B6, kaaliumit, eks ole, mida keha väga vajab, magneesiumit. Ma ei näe, et seda enam tehakse ja see kõik on muutunud, see kõik on mingite süsteemide järgi nagu kuidas öeldakse, robotlik süsteem, kus on tehtud juhised, arst ei tea enam nendest midagi, keegi on nad kuskil nii-öelda targad nagu on kokku pannud ja inimest kui ühte ühikut, kõik need on erinevad, enam ei arvestata. Kas tulevikus võiks olla vibroakustiline teraapia saadaval ka meie kodudes? Mul on 2 inimest, kes on endale koju. Üks inimene tegi ise, kes oskas, seal ei olnud midagi rasket teha ja ühele inimesele, kellel oli kogu aeg selline ärevusfoon ja ta oli kogu aeg mööda arste käis ja ka minu juures ja käis seal ravil. Ja tema lasi endale ühe minu tuttaval teha, aga niiviisi sõrm käe otsas või ütleme põlve otsas tegemine on siiski ta tuleb nagu kallim, kui on mõttekas teda teha või selle pealt teenida. Ikka võiks, sest ma ikka olen igal pool rääkinud, et ma lugesin seda väikest pisikest raamatut, et Jumal tuleb alati õigel ajal, aga mitte kunagi varem, kus Hollandi printsess oli üles kirjutanud ühe targa vana indiaanlase mõtted, kus tal siis üks lehekülg oli ka meditsiinile pühendatud ja kus ta lihtsalt ütles, et meil on sümptomaatiline ehk siis sümptomeid maha suruv meditsiin, praeguse lääne meditsiin, aga nii-öelda tulevikumeditsiin on see, kus me kasutame vibratsiooni selleks, et oma keha vibreerida jälle paika, sest see on rahustav, ta on, eks ole, ka vaikuses lammamine teeb seda sama, kui ütleme ausalt, aga inimene tahab mingit tunnet saada. Siis ikka, aga igasuguseid aparaadikesi ka on. Minul oli see ravi ja need raviplaadid, mida ma ise tegin generaatoriga, olid hästi kaua läks mul aega, et mõni hea saada, olid sellised 30 ja 54 hertsi vahel madal sagedused, mis olid paremini tuntavad kui kuuldavad ja nad mõjusid helimassaažina. Et tänapäeval on uued ja kallid aparaadid, neil on veidi teistmoodi arvutist saab programmi panna, neil on nõrgem see massaaži tunne nagu, aga neid ikka juurde tuleb. Ja ta on ka selline ravi, kus kunagi ei saanud kohe efekti, kohe tekkis pigem vastupidine efekt, et tekkis natukene halvenemine hoopis. Aga see fantastika oli, kuidas me saime ikka lastel kõik need tikid ja kogelemised ja nureesid ikka
10 korraga korda, mida tänapäeval enam öelda ei saa, sest stressid ja pinged inimestel ja lastel on liiga suureks läinud. Laste puhul tihti nad võtavadki selle puhkehetke, et nad ei tegele koolitöödega peale kooli kodus ja võtavad oma tahvli või telefoni kätte ja puhkamiseks mängivad mänge. Et mis see lõpuks lastele kaasa toob? No see virtuaalne mängimine on täpselt sama stressor nagu elustressor. Et ma siin ühes intervjuus ütlesin ka, et kui sa virtuaalselt seisad nagu selles raamatus, ma lugesin näiteks Kalju ääre peal, siis sa oled samasugusel hirmul, nagu sa oleksid päriselt seal. Et see, mis toimub lastega, me ju kõik teame, suitsiidsemaad kui varem, närvilised, ärevushäired, nad ei saa õppida, depressioonid, et siin ikka ühiskond peaks sekkuma ja hakkama mõtlema, et mida teha. Ja kui siin üks päev Facebook oli ära, siis ma mõtlesin, nüüd vast hakkab inimeste vaimne tervis korda minema, aga hommikuks oli kahjuks tagasi. Suur tänu teile tänase kokkuvõtte eest ja raamatu tutvustuse eest ja loodan, et ka järgmistel kordadel saame põhjalikumalt vestelda. Ikka võib.